No tšau kõigile, meil on täna laupäev, head isuraven, sööb saia ja mis päev meil on? Mis me sööme täna? See on see nagu roven teeb, kui ta elevile läheb. Nii, aga jah, mul on nii kuum, ma ei saa süüa veel ju. Aga mul on 2 tükki ainult, Kasparil on nii palju ja siis ta pani endale topelt juustu ka veel. Ma ei juua täna. Päris hea on. Salamipitsa on mu lemmik. Sul ka või? Kusjuures väga hea pitsa on. See on seesama pitsa, millega ma Instagramis pilti tegin. See on see. Naudime ise ka. Tere hommikust, täna on meil käes teisipäev ja Merka hakkab trenni tegema. Kaspar läks lapsega jalutama ja ma mõtlesin, et ma teen täna trenni ära, et mul on piisavalt energiat, et see täna hommikupoolikul ära teha, et tavaliselt muidu ma olen selle õhtuti mingi kella 10 ajal teinud, aga teeme täna selle ära ja siis saame sellega ühele poole. Ja päris paljud kommenteerisid ka, et ma siis näitaksin, nagu, mis harjutusi ma nagu täpsemalt siis teen. Ma teen ülakeha käteharjutusi ja siis paar kõhulihase harjutust. Minu see treening kestab kokku umbes 45-50 minutit, kui ma järjest teen, aga ma näitan teile nagu paar harjutust nagu kiirkorras, mida siis kodus teha saab kummilindiga täpsemalt. Ja esimeseks harjutuseks on siis seljatõmbed. Lint läheb jalge alla ja pingule ja lihtsalt siis 3 korda 20. Järgmine harjutus on siis nii-öelda õlatõsted ja need näevad täpselt välja niimoodi. Järgmine harjutus on siis koduste vahenditega. Need on siis minu raskusest. Ma võtan nagu suvalised pudelid ja panen need vett täis ja läheb. Ja 3 korda 20. Aga ma näitan ühe harjutuse, mis minu jaoks on suhteliselt raske teha. Nii et jah, kummilint jala alla, käed siia. Ja küünarnukid kokku ja siis ülesse, tagasi, üles, tagasi ja nii 3 korda 20. Et see kumm on päris pinges ja nagu õlgadele saab korralikult tööd, et seda on päris keeruline minu jaoks vähemalt teha. Ma loodan, et te saite siit nagu paar nippi harjutuste jaoks, mida kodus teha. Nii et proovige järgi, et kui mulle mõjub, siis mõjub sulle ka kindlasti. Laupäeval ma lubasin siis endale üle pika aja pitsat. See oli väga hea, kuigi ma oleks pidanud rohkem sööma, aga mulle jäi 2 tükki. Aga eile oli siis emadepäev ja ma ostsin siis nagu neid tassikooke ja siis võib-olla ma sõin ühe ära. Ja ma sõin ühe tassikooki ära. Selles suhtes, et oli emadepäev, et emadepäevaks nagu lubasin endale ühe tassikoogi. Aga ma sõin selle nii kiiresti ära, et ma ei jõudnud isegi kaamerat välja võtta, et ma nagu täiega nautisin seda. See oli nii hea ja see sai nii ruttu otsa ja väheks jäi. Seda ka, et ma olen tavaliselt nagu pilte ja asju teinud nagu nendes teistes trenniriietes, aga ma olen tähele pannud, et need on mulle juba natukene suureks jäänud, selles suhtes nagu nad lötendavad mul jalas. Ja kui ma teen nagu YouTube'is neid pealehe pilte, siis tegelikult seal ei ole võib-olla isegi nii hästi enam aru saada, kuna need püksid on mulle nagu juba suured. Et täna ma panin teistsugused püksid.
mis olid mulle tegelikult nagu veits väiksed, nad ei leidnud mulle jalga, aga nüüd nad on täpselt parajad, mis on nagu väga positiivne, ma saan väga palju asju kanda, mis mul enne selga ei läinud. Aga tegelikult see vorm on juba ka päris hea, ma näitan, et kui ma neid pilte ja videosid nagu lõpus teen, siis ma lasen nagu kõhu välja, et ma näitan nagu, milline mul nagu see vorm on, aga tegelikult kui ma kõhu nagu sisse võtan, siis see vorm on nagu veel parem. Et jah, natuke nagu kõhulihast nagu hakkaks juba näitama, aga tegelikult nagu päris pikk maa on minna, aga selles suhtes ja, et võiks nagu randa juba minna küll, et ma saan ära võtta. Ma ei ole paljas siit alt, mul on see spordirinnakas, aga ma olen tähele pannud, et mul on nagu lihased arenema hakanud. Selles suhtes, ma ei tea, kas teie näete, aga see käsi nagu ei lähe nagu sirgjooneliselt alla, vaid siin on nagu väike kumerkoht. Ja see on lihas. Saate aru, mul pole seda nagu mitte kunagi olnud. Minu jaoks on see nagu nii suur asi, selles suhtes ma isegi näitasin Kasparile. Ütlesin, Kaspar, vaata, mul on lihas, et kui ma siit katsun, siit on kõva. Selles suhtes ma olen eluaeg nagu vihanud mingisuguseid kätekõverdusi ja mingi käte nagu harjutusi teha kuskil jõusaalis. Aga samas, kui ma nüüd seda vormi näen, siis mulle nagu päris meeldib see. Ja ma mõtlen, et nagu kui ma nüüd kunagi trenni lähen, siis ma hea meelega teen nagu kätele ka harjutusi. Selles suhtes nagu päris hea, kui kätel on ka ikkagi mingisugune vorm. Tere! Kas sa sööd lõunast või? Mis sul siin on? Oi, siin on meil spaketid ja porgand ja paprika ja muna on täna. Meil on täna munamenüüs, seepärast meil on kõik liha otsas ja me ei ole poodi läinud, nii et täna lähme poodi ostame uued asjad, aga mul on siis täna söögiks muna, siin on minu lemmik riivitud porgand, siin on pruun riis ja rohkem midagi ei olegi ja see on minu lõunasöök. Ja Roven näeb väga nunnu välja, eks ole. Ilus soeng sul värki-särki ja see on see, kui hommikul putru hõõruda juustesse. Mulle väga meeldib kasutada seda riivitud porgandit toidu sees, seda on nii kerge nagu valmistada. Ma panen lihtsalt nagu pannile, panen natuke vett ja siis panen need porgandid sinna sisse, et nad lähevad mõnusalt pehmeks ja siis lisan nagu teised asjad juurde. Ja siis nagu kõik koos annab nagu seda maitset hästi palju. Ja ega tegelikult, kui me poes käime, ega me ei osta nagu väga palju asju ette. Et võib-olla ostame nagu 2 pakki liha maksimaalselt. Ja siis kui otsa saab, siis lähme uuesti. Ja ma mõtlesingi, et ma lähen täna Rimisse, sest Rimis on nagu ülihead ühed nagu vegekotletid, et ma saan neid nagu sügav külmas hoida. Mul on seal nüüd ruumi, ma olen asju ära söönud, et ma saan panna need sinna hoiule, et neid on siis alati hea võtta juhuslikult, kui mul nagu täna ei ole peale muna mitte midagi muud süüa. Täna on siis las ma mõtlen nüüd tükk aega, mis päev täna on. Teisipäev, aitäh. Ja ma lähen sõbranna juurde, Eitu juurde, meil on siin karantiini aeg nagu läbi, tal on nagu väiksed lapsed. Ma võtsin oma söögi kaasa ja Roveni söögi kaasa kilekotiga. Mul on siin, Rovenile on siin siis pirn ja porgand, ärge küsige, see oli ainuke asi, mis mul kaasa oli. Võtta kiidu porgand ja pirn ja siis endale ma tegin ka soojaks, ma tegin nagu ahjukana, siin on siis porgand ja kus ärkasime just pool tundi tagasi, nii et kiiresti sõidame kohale, aga jah, tahtsin öelda, et nii tubli olen, et võtan oma söögi kaasa. Sõidame juba ja mul pole turvavöötki peal, ma olen eriti eeskujulik. Istu 2, on ju. Niimoodi siin mängite. Kahekesi ja sina siin minu juures niimoodi. Nii nunnu. Nii nunnu oled. Joo. Tere hommikust ja Tisu. Meil on nüüd kätte jõudnud vilksamisi reede
ja ma hommikul kaalusin ennast ja nagu näete, siis ma kaalusin 50,9 kilo. Seega kokkuvõttes ma olen 4 nädalaga nüüd alla võtnud 5,1 kilo. Ja minu arust see on nagu meeletult suur nagu vahe selles suhtes, et ma nagu väga ei arvanud, et ma võtaksin nagu 5 kilo alla ja see teekond on nagu just toitumise poole pealt minu jaoks nagu suhteliselt kerge olnud, et kõige nagu tüütu minu jaoks ongi see trennide tegemine, aga selles suhtes, kui kaal nagu nii kolinal nagu alla läheb, siis nagu ei ole midagi viga. Virsikut tähed või? Kui ma virsiku sinu kätte annan, sellega plökserdada. Virsik muidugi läheb. Ja eelmise nädalaga võrreldes olen ma siis 1,4 kilo alla võtnud, mainides ka seda, et ma lubasin endale pitsat, ma lubasin endale muffinit ja kui ma nüüd ausalt üles tunnistan, siis ma lubasin ka endale ühe kokteili. Ma tegin seda Svepsi ja valge rummiga. See oli üks kokteil, et meil tulid külalised ja siis ma nagu mõtlesin, et ma relaxin ka. Et kuigi nagu alkoholis on päris palju kaloreid, siis ma ikkagi selle lubasin, kuigi mul ei olnud see ette nähtud, aga järgmine kord proovime paremini. Ma olen ka jalutanud siin, eile ma jalutasin näiteks 1,5 tundi. Ma läksin kodust endal vanaemale külla, et vanaema juurde mul jalutada on siit täpselt tund aega ja ma jalutasin kokku 1,5 tundi. Selle nädala jooksul siis ma olen tähele pannud, et ma ei kaalu ennast enam nii tihti, kui ma alguses kaalusin. Selles suhtes nagu ma juba näen, et see, mis nagu toimub, et see mulle meeldib ja ma nagu seda kaalunumbrit nagu eriti enam ei pane tähele, et pigem ma teen nagu asju nii, nagu ma olen nüüd harjunud tegema. Ja üks asi on see, mida päris paljud on mu käest nüüd küsinud ka, et kas selle kavaga nagu see toitumine on kallis või kui palju kallimaks see toitumine nagu läinud on. Ja ma olen kõigile pidanud vastama, et nii nagu on, et minu jaoks nagu toitumine sellise kava järgi on poole soodsam. Aga just nimelt miks selles suhtes, et kõik on grammidega välja arvastatud, palju ma sööma pean. Ma ei tee nagu üldiselt endale kunagi mingisugust toitu liiga palju. Täisterained, mida ma kogu aeg söön, on reaalselt tatar, pruun riis, pruun pasta, need ei maksa palju. Ainuke asi, mille peale nagu lähebki rohkem raha, on siis liha. On siis kanafilee, kuigi ma söön väga palju ka kodust hakkliha, mis on rasvane. Aga jah, liha peale läheb kõige rohkem raha. Ja juurviljad nagu porgand, et see nagu ei maksa ka midagi. Minu jaoks see toitumine on väga odav sellepärast, et ma ei osta poest mingisugust jäätist. Ma ei osta poest kommi, šokolaadi, mis on nagu minu arust praegu väga ülehinnatud. Selles suhtes mingi jäätis on reaalselt mingi 2 eurot, et sellest nagu ma saan mingi terve juurikate paki endale osta, millest ma saan nagu 2 päeva söönuks. Et selles suhtes hoiab ikka väga-väga palju kokku, kui sa nagu reaalselt nagu kava järgi toitud. Et kui sa tahad nagu kokku hoida, siis võta endale mingi toitumiskava ja toimi selle järgi, et sa näed ise nagu sellist suurt vahet. Ja kõik, mida mina söön, sööb ka Roven. Oot jah, et ärge laske sellest ennast heidutada, et oi nüüd, et mul ei ole raha, et sellist toitumiskava teha, et see ei ole nii, et täna hommikul siis Kasparile ütlesin, et oh jess, et ma olen päris palju kaalu juba kaotanud, siis ta ütles, et jah, et on näha küll ja ütles, et kuule, et kas ma saaksin ka selle kava endale, et hakkaks ka samamoodi ikkagi toituma. Siis mainis muidugi seda, et tal on madal veresuhkur, et sellist kava oleks, et kus nagu päevas võib ühe šokolaadi süüa. Et jah, et 1 bounty päevas, et siis sa võiks seda kava teha. Aga paljud tuttavad on mul ka seda kava juba nagu hakanud tegema, et selles suhtes nagu ülilahe nagu jälgida, et kuidas nagu teised ka hakkama saavad. Sellepärast ma tean, et mingi periood nagu läheb päris keeruliseks ja nagu päris raske on seda motivatsiooni leida, eriti kui sul on nagu pikk päev ees olnud ja õhtuti nagu mingi kella 10-11 ajal seda trenni teha.
nagu on suhteliselt nagu raske, et ma tean, mida te tunnete. Ja näiteks üleeile ma tegin trenni kuskil, lõpetasingi mingi 11:30 ja läksin magama ja mul oli päris raske und saada selles suhtes, et nagu, et sa nagu ajad ennast nagu trenniga nagu üles, siis on nagu suht raske oli magama jääda, jah, aga vähemalt ma tegin selle trenni ära, et see on põhiline. Ma loodan, et see video meeldis teile sellel nädalal ja siin on siis ka minu enne ja pärast video eelmisest ja praegusest vormist. Drop.